Tere, Aavo siin. Tänane video näitab meile siis sellist asja, et käisin tänavaautoga Dünos. Enne Dünosse minekut ma arvasin, et selle autol on umbes 200 kilovatti. Eeldus oli suht täpne ja me tõmbasime esimese tõmbe siis tehase seades 206 kilovatti. Jah, V8 puhul on teada, et need mootorid ei ole siis tehase poolt täisvõimsusele käima pandud ja neil on jäetud kohe alguses väikene varu, mis on vabalt hingava mootori puhul küll kummaline, aga see nii on. Ehk siis kütussegu on tehtud ohutult rikkaks, eriti veel lõpupöördel, ehk siis sealt, kust kohast hakkab ka lõppjõud tekkima. Muutus küttesegu AFR-is siis 10,2 kuni 10,8 lambda näiduks. See on väga rikas kütussegu, ideaalne oleks tõmbehetkel umbes 13 ja ökonoomne oleks 14 ja sealt natukene ülesse. Ehk siis me silusime selle ära seal mitme tõmbe peale, ma pakun 10 tõmmet ja me jõudsime tulemuseni 246 kilovatti. See on just kui maast võetud 40 kilovatti lisaks, mis on ilmselgelt väga hea näitaja. Nüüd tuleb siin väike video, kuidas me sinna Dünosse sisse sõidame. Tegime tõmbeid, et üleüldiselt ei ole loomulik võtta autost 40 lisakilovatti, siis vabalt hingavana, vaid me läksime otsima ainult 10 kilovatti. Väike teema. Dünos on nummerdatud käimine. Ma olen 21. 021. Iga vend, kes tuleb Dünos, saab siia endale kirjutise. Mitmes autod oli?
vedasime 206 kilovatti alguses ja pärast 246 kilovatti. Nii et see originaal aju ja seade on suht okei, aga vahe on suur. Vaatame, mis tänaval teeb, aga me ei oodanud, me arvasime, et saame 10 kilovatti võib olla juurde ja lihtsalt silume väände graafikut, aga asi muutus. Auto on käes, lambda jutmed on ära võetud, võib tänaseks lõpetada siin.